Galaxy A-Theme, the 35. It's a machine from the Samsung team supreme. Noh, Samsung A15 versus A35. Jah, see on A15, sellel on väike selline kulmuke, see on A35. Kaugelt vaadates ütleks, et nendel telefonidel on päris raske vahe teha, sest samamoodi on pandud need kaamerad, 3 tükki reas, kenasti rivis. Suurus on peaaegu et identne, mõlemal nimeks Samsung, mõlemal nimeks A-seeria. Aga täna siis vaatame üle, mis on nende telefonide peamised sarnasused ja mis on nende telefonide erinevused. Sarnasusi pole kusjuures väga palju. Mõlemal telefonil on sees 5000 mAh aku, see on tänapäeval suhteliselt tavaline, ma ütleks. Sellega saab täiesti rahulikult, saab kuskil 1-2 päeva saab hakkama, eriti veel arvestades seda, et nendel telefonidel on sees sellised pigem vähem võimekad protsessorid, et sa nendega maailma ei lähe päris muutma. Mõlemal telefonil on ka AMOLED ekraan, A35 on see natukene suurem, see on 6,6 tolline ja A15 on see 6,5 tolline. See tähendab ka, et A15 on hästi natukene väiksem. Mõlemad telefonid algavad 128 gigabaidiga mudelitest, aga kui sa tunned, et sellest peaks natukene väheks jääma, siis saad panna ka microSD-kaardid, saad panna mõlemasse telefonisse sisse. A35 ja A15 mõlemal on kuni 25-wattine laadimine, võrdluseks paljud, eriti just Hiina tootjad. That's China. You're China. Nad pakuvad tänapäeval ka 90-60 vatti laadimist, ehk siis nende telefonide laadimiseks pead ikkagi aega võtma, vähemalt tund miinimum. Ja kuna telefonid on ka madalama hinnaklassi omad, siis nende juures sa ei leia mõistagi juhtme vaba laadimist. Natukene kahju, aga You get what you pay for. mõlemal telefonil põhikaameraks on 50 megapiksline f1,8 avasuurusega objektiiv. Aga see ei tähenda absoluutselt, et need telefonid teeksid samasuguseid pilte, pigem hoopis vastupidi, aga sellest natukene hiljem. Kaamerate puhul veel natuke naljakas on see, et kui teed kaamera äpi lahti, siis sa näed, et portrait või nagu portreefoto nimetus eesti keelses on siis püstpaigutus. You got that power-proof performance. It's your hour, dual speakers, bass that'll make you move. Palju rohkem on telefonide juures erinevusi. Kõige tähtsam first things first on telefonide hind. A35 algab 379 eurost ja A15 algab 179 eurost, kui ma nüüd ei eksi. Aga väike promo ka, et kui sa võtad A35 enne aprilli lõppu, siis saad kingituseks kaasa Galaxy Fit 3 nutivõru. Välimuse poole pealt on A35 natukene paremini viimistletud. Mõlemal on serva peal, on selline väike muhuke, ütleks selline väike kõrgendik, kuhu on pandud helivaljususe ja power nupud. A15 on selle nupu sees ka sõrmejälje luger, aga A35 on see luger pandud ekraani sisse. Ka telefonide ekraanid, või nagu ekraani ümber olevad ääred pigem, A35 on need kenasti ühtlased, aga A15 on selline alumine, selline lõug on natukene suurem, selline veits lottis ja üleval kaamera ümber on siis selline väike monobrow. Aga millega A15 tegelikult paneb A35-le korralikult turpi, on audiopesa. Mäletate see väike retro asi, see AUX. Oh shit, boy, it's about to get lit. Kui helist juba räägime, siis A35 on stereokõlarid ja A15 on ainult üks selline väike pisike monoriba. Kui sa vaatad videosi, siis A35 laseb sulle heliga siit eespoolt sisse, aga A35 laseb heli ainult altpoolt. Kui A35 ekraan on 6,6 tolli, siis temaga eredus ja värskendussagedus on ka natukene paremad. A35 tema on kuni 1000 nitti ja A15 on kuni 800 nitti. Võrdluseks need kõik viimased tippmudelid, mis on olnud, need on selline kuni 2000 nitti, Xiaomi'l oli vist isegi 3000 nitti, see on juba selline aigava. Ekraanide puhul veel A35 värskendussagedus, ehk siis kui sujuvalt kõik need kaadrid sul silmes lappavad, kuni 120 Hz ja A15 90 Hz.
telefonide sisemuse poole pealt protsessorid on erinevad, aga õnneks me oleme jõudnud sellisesse kohta, et neti brausimised, sotsmeediat, lihtsamad asjad tegelikult saad mõlema telefoniga rahulikult tehtud, isegi mängida saad kui taha. Kui otsid ikkagi telefoni lapsele, siis A35, tal on IP67 vee- ja tolmukindlus, ehk siis selle saad panna kuni 1 meetri sügavusele vee alla kuni 30 minutit. A 35, you got that power, smooth performance, it's your all-out. Põhikaamerad, nagu öeldud, on samad, vähemalt tehnilise poole pealt. 50 megapikslit, ülilaienurkkaamera on 35 on 8 megapikslit, 15 on 5 megapikslit ja siis juures on ka see vana hea makrokaamera, eks ju. Kaamerate puhul tegelikult üks kõige olulisemaid asju, mis paneks südamele, on see, et A35 on olemas optiline pildi stabilisaator. Ja see on tegelikult väga oluline asi, eriti kui sa teed videosid. See tähendab, kui sa jalutad ringi või isegi kui sa teed liikumise pealt pilti, siis kõik väiksemad võbelused ja asjad, A15 ei andesta sulle neid absoluutselt, aga A35 ikkagi stabiliseerib pildi ära. Kaamerate piltide ja üldse tulemuste poole pealt A35, see töötlus, mis ta teeb, see on natukene parem, ta saab paremini värvidele pihta, ta ei teravusta pilte üle, kuidagi mõjub naturaalsemalt, ütleks niimoodi. Arvestades seda, et ka telefon on reaalselt 2 korda kallim, siis tegelikult see kaamera on ka peaaegu, et 2 korda parem, kuigi on olukordi, kus A15 saab ka tegelikult väga hästi hakkama, arvestades oma hinnapunkti. Nii ja siis kokkuvõttes ütleks, et A35 on tegelikult omaduste poole pealt isegi lähemal Samsung A55-le kui A15-le, nii hinna kui ka omaduste poole pealt. Kui sa otsid telefoni, mis teenib siin natukene pikemat aega, siis minu eelistus oleks A35. Tummisem sisu teenib siin sisuliselt kauem. Nii lihtne ongi. Natukene maksad rohkem, kaks korda rohkem saad ka selle nutikella, nagu mainitud. Siis sul on ikkagi vähemalt selline, paar aastat võiks olla muretult. A15, tal on selline 1 aasta telefoni maik natukene küljes, ta võib päris kiiresti hakata jääma aeglaseks ja ajale jalgu. Ja rohkem polegi, minu poolt kõik, näeme juba järgmises videos. Tšau, paka!